Jaani kirikus toimunud kõrgema kunstikooli Pallas moeshow on palju vastukaja saanud. On neid, kes ütlevad, et see oli vinge kunstielamus, kuid ka neid, kes ettevõtmist tugevalt kritiseerivad, öeldes, et selline šokeeriv moeshow alandas ja solvas kirikut. Mingil juhul ei tohi kirikusse olla. Miks? Kirikusse ikka käitakse inimesed, kes ikka usuvad Jumalat ja Jumalateenistus osalevad. Ei sobi ja see on kohe kindel. Miks ei? Ma arvan, kirik on ikka püha ja ei ole show jaoks, siukeste show jaoks. Kui seal oleks mingi seks olnud, siis oleks tõesti nagu, aga seal oli lihtsalt inimesed pesuväel. Siis pühaduse mõiste on see, et mingi asi või ese on eraldatud Jumala teenimiseks ja ainult selleks otstarbeks. Ja võib-olla selles kohas või selles momendis siis see tegevus, mis seal aset leidis, nagu läks sellest pühaduse printsiibist lahku. Ma julgen öelda, et see oli minu meelest fantastiline. Et see on tõlgendamise küsimus, et kas kuskil noored astusid üle piiri. Kui sa esimese pilguga seda vaatad, siis see võib šokeerida, et kuidas selline asi ja kirikus. Aga kui sa hakkad mõtlema selle taga, mis võis olla noorel disaineril selle ütlemise taga, et võib-olla ongi see, et minul on oma loominguga kõigest ükskõik, mina tahan öelda oma sõnumit ja kunsti ja loomingut ei olegi vaja tsenseerida. Selgitab Tartu kõrgema kunstikooli Pallas rektor Piret Viirpalu ja lisab, et kõne all olev moelavastus on väga pika traditsiooniga ja selle eesmärk on võimaldada noortel disaineritel näidata oma loomingut väga erilistes paikades. Kindlasti ei olnud pühaduse teotamisega tegemist. Kindlasti oli näha erinevaid sümboleid, aga kuidas me neid sümboleid tõlgendame, on ikkagi vaataja asi ja võib-olla siin konservatiivsemad ja liberaalsemad maailmavaated põrkusid kokku. Aga mis toimub kirikus, see tegelikult puudutab usuinimesi ja puudutab seda pühaduse tunnet, et me saame aru, võib-olla nende, kes on kaugemad usust, nende jaoks võib-olla selgituseks on hea öelda seda, et võrdlus on surnuaed. See on ikkagi mood performance tants, mis on alati piire kompiv, alati skandaalne. Tegelikult mina lootsin, et on veel rohkem skandaali ja tegelikult Tallinnas on ka kirikutes juba moeüritused, mitte muidugi nii skandaalsed. Ütleb suur moehuviline ja kodumaise disaini austaja Marko Tasane, kes jälgis Jaani kirikus toimunud moeshowd lausa esirjast. Tegelikult, kui nüüd vaadata neid fotosid, kui nüüd vaatab mingi inimene, kes on kuskilt maalt hobusega, siis tõesti mõeldakse seks, draak ja rock'n'roll, aga tegelikult oli niimoodi, et see rääkis tänapäeva noorte vaimsest tervisest, mis on väga kehv. Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp ei soovinud antud teemat praegu kaamera ees kommenteerida, selgitades, et nad on moeshowga seoses kõik oma mõtted juba välja öelnud. Nimelt kirjutatakse Jaani kiriku sotsiaalmeedia kontol muuhulgas seda, et kirik paigana lisas noorte loomingule sügavust ja aitas veelgi enam otsida tähendust siin hetkelises maailmas. Postitus lõppes sõnadega, Jumal kõneleb meiega erineval moel ning loodame, et keegi sai puudutatud just sel korral. Võib-olla me mõtleme natuke üle, võib-olla tasuks olla vahel ka vabam ja mängulisem ja võtta asju nii, nagu nad on ja nende tähendust üle siis ise pärast mõelda, et mitte piirata ja keelata, vaid võimaldada ja dialoogi pakkuda.